ma tegin enda jaoks väikest uuringut, et millist küünalt siis sellel hallil ajal oleks kõige parem põletada ja mis meie tervisele kõige vähem kahjulik on. Ja ma jõudsin järeldusele, et parafin ei ole just kõige parem aine, mida endale sisse hingata siis, kui ta põleb. Ja lõpuks ma jõudsin sellise toreda ainevahani nagu mesilasvaha ja meie oma Eesti mesilasvaha. Ja ma näitaks sulle hea meelega küünalt, mis siis minu poes sellest mesilasvahast tehtud sai. See küünal on sellises kinkekarbis ja ka see pakend on taaskasutatud. See on mu eelmise aasta kalendri üks leht. Ja see metall, mille sees see küünal istub, on vana konservikarp. Mul oli idee, et koguda inimestelt kokku vanad konservikarbid ja panna sinna sisse mesilasvaha. Ja selle kogumise käigus jõudis minu kätte üks suur kast vanu kasutamata konservikarpe. Ja kui me siis selle omanikuga vestlesime, siis me saime aru, et need on ilmselt Kiirovi kaluri kolhoosi jääk siis veel, et see maja tuli koos nende konservikarpidega. Ja ma mõtlesin, et ma tahaks, et see mõte nagu siia küünla külge kuidagi jääks ja siis ma kirjutasingi siia peale, et konservi pandud head hetked, mida igal ajal mõnus võtta. Et meil oleks talvel hallil ajal need mõnusad suvised mälestused, sest see lõhn, mis sellest suurepärasest vahaküünlast tuleb, see on nii magus ja nii suvine. Nii et selline küünal siis, siin on ta mul juba põlema pandud, põleb mõnusasti umbes 15 tundi ja kui sa kõik 3 leeki korraga põlema paned, siis ta põleb umbes 15 tundi. Igatpidi taaskasutatud materjalid konservist kuni pakendini ja mesilasvaha, mis on täiesti taastuv ja ei tee kellegile liiga. Kahjuks ei sobi see küünal veganitele, aga kõigile teistele, ma usun, teeb oma hea ja naturaalse magusa lõhnaga head meelt, head tuju sellel hallil ajal.